Tere õhtust kõigile! Mul on väga hea meel tervitada teid kõiki Arhitektuurimuuseumi järjekordsel loengul sarjast Elav ruum, kus meil räägivad erinevad valdkonnaga seotud inimesed arhitektuurist ja ruumist. Täna on meie külaline arhitektuuriteadlane, kunstiteadlane, kuraator, kriitik ja veel mitme ameti peal tegutsev või mitmes rollis tegutsev Ingrid Ruudi. Ingrid on lõpetanud Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituudi, nüüd on see Kunstiteaduse ja Visuaalkultuuri Instituudi kunstiteadlasena ja töötab seal ka praegu viimased 6 aastat nooremteadurina. Ta on arhitektuuriajaloolane ja arhitektuurikriitik, aga mitte ainult, üsna võib-olla isegi erandlikuna Eestis, kus ikkagi katsutakse jääda oma liistude juurde, on Ingrid väga jõudsalt ja jõuliselt tegelenud ka kunstiga ja kunsti kuraatorina või kunstinäituste kureerimisega. Nimelt alles eelmine aasta siis EKKM-is tegi koos Teenes Farkasega tema isiknäituse hääldamatu pealkirjaga. Ja varasematest töödest võiks kindlasti mainida ekspositsiooni Gaasitoru Veneetsia arhitektuuribiennaalil 2008 koos Salto arhitektide ja Neeme Külmaga. Ingridi funktsioon oli seal siis kuraator olla. Samuti tegi ta linnainstallatsioonide festivali Lift 11 installatsioonide siis programmi kureeris. Tartu Kaarsillal tegi 2012 näituse Jõeruum ja siinsamas majas tänaseks juba 3 aastat tagasi 2015 näituse Ehitamata visioonid uuest ühiskonnast, mis käsitles siis seda ehitamata arhitektuuri ja hooneid, mis 80. lõpul 90. alguses projekteeriti ja mis kunagi valmis ei saanud. Ja selle perioodiga on seotud ka Ingridi doktoritöö, mida ta praegu siis Kunstiakadeemias teeb ja kirjutab. Teemaks on siis kunsti, avaliku ruumi ja arhitektuuri suhted sellel samal ülemineku perioodil 80. aastate lõpul, 90. aastate alguses. Nii et otseselt feministliku arhitektuuri või naisarhitektide uurimisega ta oma teadustöö raames ei tegele. Küll on ta seda jõudsalt kirjasõnas propageerinud ja kindlasti kõige õigem inimene Eesti kunstiteadlastest hetkel siis sellel väga põneval teemal rääkimast. Nii et Ingrid, lava on sinu ja palju edu. Aitäh tulemast ka. Aitäh. Tõsi on, et ega ma ei ole kunagi määratlenud ennast väga konkreetselt feministliku uurijana. See on lihtsalt üks selliseid asju, mis mind intrigeerib, nii nagu ikka mind kipuvad intrigeerima sellised ilmselged puuduolekud. Ja see, miks Eestis arhitektuuri kontekstis feministlikku metodoloogiat ei ole praktiliselt kasutatud ja miks seda peljatakse ja sellest eemale hoitakse, see lihtsalt tundub veider, kasutamata potentsiaal ja ka selline intriig. Nii et jah, natukene üritan ma sellega tegeleda, võib-olla heal juhul ka kunagi sel teemal näituseni jõuda. Ja püüan siis täna natukene rääkida sellest, et missuguseid võimalusi see feministlik vaatesuund arhitektuuri ajaloole ja ka kaasaegsele arhitektuurile andnud on rahvusvaheliselt rohkem, Eesti paralleele natukene püüdes tõmmata ka. Seoses selle ettevalmistatava näituse mõttega või selle plaaniga sain ma mõni nädal tagasi ühe telefonikõne ühelt Eesti vanema põlvkonna naisarhitektilt, kes oli siukse reserveeritud ja natukene pahase häälega, küsis minu käest otsesõnu, et miks ma plaanin teha midagi niivõrd alandavat, nagu näitus Eesti naisarhitektidest. Ma olin natukene jäin
sõnatuks, sest see oli üpris kange väljendus. Aga tegelikult ma ei saa öelda, et see küsimus mind samas eriti üllatunud oleks. Sest just nimelt tundub, et see tekitab kõigis kas nagu tõesti vastuseisu või siis vähemalt sellist ebamugavust. Et ma olen intervjueerinud erinevas vanuses naisarhitekte ja noh, igal juhul on niimoodi, et kõik loomulikult tunnistavad, et igal juhul nad on samaväärsed arhitektid, nad on absoluutselt väärt samasugust palka, samasuguseid töötingimusi, mida iganes, aga feminist, ei jumala eest, feminist ma ju küll ei ole. Et ühesõnaga, kui ma seal loengu tutvustuses ütlesin, et tuleb rääkida ka lõksudest, siis see on kindlasti üks selline probleem, millest tuleb nagu avatult rääkida, et kuidas teha niimoodi, et sellest temaatikast saaks rääkida, aga see ei oleks samal ajal mingisugune handicap näitus. Et see ei ole nagu naisarhitektid kui teise järgu loojad. Et neid tuleks kuidagi teiste kriteeriumite alusel esile tõsta. Seesama slaid, mis mul on siin selja taga, on siis, kui eelmise aasta naistepäeva puhul Deseen tegi nimekirja 50 inspireerivamast naisarhitektist läbi aegade, seal hulgas oli ka Taani arhitekt Dorte Mandrup, siis Mandrup sai väga kurjaks ja kirjutas Deseeni vastulause, et ma ei ole naisarhitekt, ma olen arhitekt. Ja ta leidis just nimelt, et kui selliseid liste tehakse, selliseid näitusi tehakse, selliseid raamatuid, uurimusi ja nii edasi, et see marginaliseerib naisloojaid omakorda veel. Et naisarhitekt on nimetus, mis osutab kohe, et tegemist on millegi sellise ohutuga, seal ei ole mingeid korporatiivtellimusi, tõenäoliselt ei ole mingeid pilvelõhkujaid, ei ole konkurentsi, kõik on pehme ja nunnu ja õudselt armas ja siis korra naistepäeva puhul saavad kõik pai. Dorte Mandrup toob näiteks ühe kommentaari, mida ta luges siis Brasiilia arhitekti Lina Bobardi hoone kohta, mille valmides, või ma ei teagi, kas valmides või siis nüüd hiljem, öeldi, et see on niivõrd selline toore jõuga ja brutaalne arhitektuur, et ei suudakski uskuda, et seal on projekteerinud naine. Ja Mandrup küsib siis, et kas me kujutaksime ette kommentaari, et on mingisugune statement ajakirjanduses mõne hoone kohta, et teate, see maja on niivõrd empaatiline ja kasutajate vajadusi arvestav, et ei suuda uskuda, et selle on projekteerinud mees. Kuidas nii? Nii et ühesõnaga tema arvates, ma panin sellest paar pilti, et kui te ei tea, et Mandrup arvab siis, et see on paraolümpia küsimus. Ja noh, tuleb tunnistada, et nii siis praktikud kui ka uurijad ongi selles suhtes olnud üpriski eri meelt, et kuidas sellesse paraolümpia probleemi suhtuda. Aga teisest küljest, kui me vaatame seda, et kui palju naisi on esindatud nii-öelda selles kaanonis või kellest me üleüldse teame, siis loomulikult on neid erakordselt vähe. Mida siis selles suhtes teha? Millest kaanon üldse koosneb või kuidas ta kehtestub? See koosneb erinevatest osistest. Kelle pärandid koguvad muuseumid, kelle töid näitavad muuseumid, galeriid, keda kajastatakse olulistes üldteostes, kes saavad auhindu, kes saavad kureerida, kellelt küsitakse intervjuusid olulistes küsimustes ja nii edasi. Et nende erinevate tegurite koosmõjus siis selline normaalparadigma kehtestub ja võetakse üleüldiselt omaks, et see on see, mida me teame. Ja kui rahvusvaheliselt vaadata, ühesõnaga selle sõna all annan endale aru, et mu vaatepunkt on masendavalt Lääne-Euroopa keskne. Aga siis see pilt on ikkagi nagu karjuvalt meeste poole kaldu. Kui näiteks võtta üldkäsitlused 20. sajandi arhitektuurist, näiteks eesti keel tegi tõlgitud Kenneth Frampton, siis seal on üle 1000 autori mainitud, neist naisi on 24. Enamik neist on mainitud koos partnerluses nende meespartneriga, kes eriala iseärasuste tõttu on sageli ka nende abikaasad.
ja seda kontekstis, kus just nimelt kõikidest nendest käsitlustest Frampton on olnud see, kes on üritanud kaanonit teadlikult laiendada, et kaasates näiteks seni nagu marginaalsemateks peetud piirkondi, üritades siis oma nendes hilisemates peatükkides tõesti globaalset vaatepunkti, et mitte olla ka niivõrd Lääne-Euroopa keskne, et ühesõnaga ta ju isegi veel annab endale aru, et olla kaasavam kui keskmiselt. Siis võib veel vaadata veel olukordi, mis selle kaanonit mõjutab. Näiteks olulised preemiad. Pritzkeri preemia, mis on vist arhitektuurimaailma kõige olulisem ja prestiižsem preemia, seda on välja antud 79. aastast saadik ehk praeguseks 40 korral. Kõige esimene naine oli Zaha Hadid, kes selle sai 2004. aastal. Ja siis praeguseks on veel lisandunud Sejima Sana koosseisus 2010 ja Karme Pigem RCR Architectus partnerina eelmisel aastal. Nii et 340, olgu. Teine prestiižne arhitektuurimaailma auhind on Ameerika Arhitektuuriinstituudi kuldmedal. See on märksa pikem ajalooga, seda antakse välja 1907. aastast. Ega te siin neid nimesid ei näe, aga ega siin midagi lugeda ei ole ka, sest et rohkem kui 100 aasta jooksul leiab siit ühe naise, kes on saanud selle auhinna 2014. aastal, aga põhimõtteliselt ikkagi suhteliselt naeruväärse sellise linnukesena, kuna tegemist on siis Julia Morganiga, kes elas aastatel 1872 kuni 57 ja on linnukest väärt lihtsalt sellepärast, et ta oli esimene arhitekti haridusega naine Ameerika Ühendriikides. Mida veel vaadata? Veneetsia biennaal näiteks, mida on kureeritud siis 16 korda. Esimest korda usaldati see vastutusrikas töö naisele 2010, see oli siis Kazuo Sejima. Ja selle aasta kuraatorid on büroost Grafton Architects, Yvonne Farrell ja Shelley McNamara. Ja Veneetsia biennaali peaauhinna ehk kuldlõvi on saanud naine ühel korral. Kõikidest aastatest 2016 sai selle Phyllis Lambert, kelle teened arhitektuurimaailmas on, et jõuka Seagram Company ühe osaniku pärijana korraldas ta Mies van der Rohe Ameerika karjääri ja asutas ka Kanada Arhitektuuriinstituudi ja finantseeris selle siis arhiveerimistööd. Nii, et kui nüüd uskudes seda Dorte Mandrupi väidet ja naised paraolümpiat ei vaja, et kas me peaksime siis järeldama, et lihtsalt naised ongi teinud kogu aeg hirmus kehva arhitektuuri. Kuna see asi hakkas mind huvitama, siis ma ei tea, kas nüüd teid samavõrd, aga siis ma kogusin veel natuke statistikat. Ja avastasin, et just eelmisel aastal tegi seesama Deseen ka põhjaliku uuringu globaalse olukorra suhtes praegusel ajal, võttes siis vaatluse alla 100 maailma kõige suurema käibega arhitektuuribürood ja kammis läbi kõik nende koduleheküljed ja kõik nende töötajate koosseisud ja tegi siis järeldusi, et kuidas on nende asjadega tegelikult, et kas kaeblused on põhjendatud või mitte. Järelduseks oli see, et olulised positsioonid on siis kas loominguline või siis managemendialane tipppositsioon, juhataja, partner, vanem arhitekt, on naisi 10%. Sealjuures naisi praktiliselt ei ole just nimelt selle loomingulise pealiku koha peal, vaid enamasti on nad siis, kuidas see eesti keeles on, haldusjuhatajad, administratiivsed juhatajad ehk meestaari olulised seljatagused. 16% büroodest seal ei ole naisi vastutavatel kohtadel üldse ja 3 bürool 100 on naisjuht. Need on kõik Skandinaavias, Henning Larsen, White Architecture ja Tengbom. Ja ainult 2 büroos on naisi juhtkonnas rohkem kui pool. Ja sealt, see uuring oli päris põhjalik, siis sealt ilmnes, et iga astmega karjääriredelil ülespoole naiste osakaal väheneb tohutult, et seal alumistel astmetel on naisi üksjagu. Aga kõiki kokku nendes 100 olulisemas büroos siis oli
18%. On tehtud ka teisi sarnaseid uuringuid, analoogseid, ja sealt tuleb neil näiteks välja ka see, et kui lisada veel erinevaid marginaliseerivaid identiteedimarkereid, näiteks USA kontekstis, kui võtta ka rass, siis saab, et mustanahalisi naisarhitekte on 0,2%. Et need ka kumuleeruvad või võimendavad teineteist. On ilmne, et rahvusvaheliselt on asjad üpriski drastilised ja klaaslagi on ikkagi päris suur. Eestis ei ole sellist statistikat mul kohe niisama võtta, kõhutunde järgi ütleks, et asjad päris nii halvad ei ole, aga tegutsemisruumi kahtlemata leidub siin ka. Eestis arhitektuuri said naised hakata õppima esimese Eesti Vabariigi ajal, kuigi diplomini jõudis tollal ainult 2 naist, siis Erika Nõva ja Salme Liiver. Aga teise maailmasõja järel kõikidel kümnenditel on naisi ja mehi õppinud arhitektuuri praktiliselt ühepalju. 60-70-ndatel tegelikult rohkem kui mehi, 80-ndatel eriti siis lõpupoole, kui rahvusliku ärkamise tuules tulid taas konservatiivsemad soorollid, siis naiste osakaal arhitektuuriõppes vähenes. Aga viimastel kümnenditel on vähemalt EKAs jätkuvalt on neid ikkagi rohkem vist kui mehi. Ja nõukogude perioodi eripära oli see, et kõik suunati ka tööle, nii et selles kontekstis ei saa rääkida sellest, et oleks olnud probleeme töö leidmisega või erialale sisenemisega. Aga sellegi poolest, kui palju on neid nimesid, keda me selles üldtunnustatud kaanonis teame, neid on jällegi üksjagu vähem. Et võib-olla ainult on valvepormeister, kes on selline täiesti konkurentsitult üldtunnustatud nimi, keda tunnistavad inspiratsiooniallikana kõiksugused erinevad põlvkonnad. Kes meil siin kaanonit kehtestavad? Vaatasin Kalmu 20. sajandi arhitektuuri koguteost. Seal on umbes 540 autori nime ja neist on 76 naist ehk 14%. Natuke parem kui Framptonil on see lugu, aga mitte ka väga hull, mitte ka väga oluliselt. Eesti Arhitektuurimuuseumis on 39 isikufondi ja neist on siis 4 arhitekti. Erika Nõva, Heili Volberg, Helgi Margna ja valvepormeister. 1 sisearhitekt ja 3 maastikuarhitekti. Kuigi ma arvan, et need peegeldavad pigem selliseid juhuseid ja asjaolusid, mitte väga teadlikku kogumispoliitikat, mis võib-olla jällegi on omakorda probleem omaette. Tunnustust, näed, pormeistrilt olin kohe nõutu, et missugust pilti siis panna. Et kuna meenus, et ta on öelnud, et niimoodi tohutult klassikaliselt ja tegelikult väga stereotüüpselt, et kujutlus oma kodu kujundamisest ikkagi saatis teda lapsepõlvest saadik, siis sai siia see skits. Aga ühesõnaga tunnustust jagab meil põhiliselt Kulka. 95. aastast saadik on antud Kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemiaid. Neid on kokku saanud 221 inimest selle aja jooksul. Ja sealhulgas 83 naist. Ka mitte kõige hullem lugu, 37%. Aga samas tuleb märkida, et enamik neist on preemiad ootuspäraselt sisearhitektuuri või arhitektuurialase tegevuse või siis ka mõned restaureerimispreemiad. Ja viimastel aastatel tulevad ka maastiku arhitektuuripreemiad sinna. Et nii-öelda neid nagu kõige olulisemaid või vägevamaid objekti või nii-öelda suuri preemiaid on saadud siiski vähe. Marika Laake Forexpanga eest, Siiri Valner Lasnamäe spordihoone ja Narva kolledži eest, Katrin Koov Narva kolledži eest, Liina Kotme ERMi eest ja konkurentsitult kõige tunnustatum Eesti naisarhitekt on Maarja Kask, kes on saanud 5 preemiat, Kesklinna kooli, Gaasitoru, BFM-i
Viljandi gümnaasiumi ja Põhuteatrist. Et elutööpreemiaid antakse niimoodi statuudi järgi välja alles viimastel aastatel, aga on siis ainsa naisena saanud El Pärtnõu ja nüüd viimatisena veel Helle Kans koos Taevo Kansiga. Ühesõnaga siis Eesti kontekstis võib öelda, et ei ole nii dramaatiline, aga väga hästi ka ei ole. Hiljuti, kui ma käisin kuulamas kirjanike ühte vestlusringi naiskirjanike teemadel, siis Maarja Kangra ütles, et nagu tõeliselt geniaalsed naisautorid ei jää meil kunagi varju. Aga probleem tekib siis, kui me vaatame sellist keskmist taset, et sel juhul saavad eelistuse enamasti meesautorid. Tuleb küll öelda, et kirjanduses oli see tasakaal minule üllatuslikult nagu märksa rohkem meeste poole kaldu, kui siin arhitektuuri statistikast välja tuli. Aga nagu selles suhtes ma kahtlustan, et arhitektuuriga on suhteliselt samamoodi, et me teame neid nii-öelda päris tippe, aga raske on just sellise keskmise tugeva arhitektuuriga, mis ju tegelikult moodustab ehitatud keskkonnast väga suure osa, kus on suur hulk nende Eesti projektis, tööstusprojektis, Eesti maaehitusprojektis töötanud naisarhitektide panusest nagu väga vähe teada, millegipärast läheb see radari alt läbi. Rahvusvahelist konteksti uurides on väidetud, et osaliselt võib asi olla ka selles, et naisloojad seavadki omale teistsugused eesmärke, et nad ei püüdlegi sellist staaristaatust, nagu näiteks Hadid, vaid et nad ongi loomu poolest või siis teadliku eesmärgina suunatud rohkem koostöisele praktikale, oma individuaalse looja ego asemel hoolivad rohkem kasutajatest. Et see on natukene nagu vastus sellele küsimusele, et kas naised projekteerivad kuidagimoodi teisiti kui mehed. Aga see vastus teistpidi jälle taas tekitab seda sama stereotüüpi. Et see ongi ju see, mida me ootame, et nad oleksid rohkem koostöised, rohkem pehmemad, pigem rõhutaksid rühmatööd kui sellist üksikust hundist geeniust. Et 70-ndatel, 80-ndatel oli see tõesti nagu teadlikult teemaks, kerkis esile mitmeid naisarhitektide kollektiive, kes võtsid selle teadlikult oma loomingu lähtekohaks. Näiteks Inglismaal oli suhteliselt revolutsiooniline selline töötajate kooperatiivina üles ehitatud büroo nimega Matrix, kus puudus juhtkond, puudus hierarhiline juhtimine ja oli kollektiivne autorlus. Ja kes küll tegutsesid ka nii-öelda konventsionaalse projekteerimistööga, kavandasid elamuid, koole, lasteaedu, aga panustasid tõesti hästi palju sellele, et teha organisatoorset tööd, teha koostööd naiste ühendustega, hästi palju nõustada, et üleüldse osataks tahta kvaliteetsemat või paremat arhitektuuri. Et tuua seda eriala, nagu nad ütlesid, ka nii-öelda elevandiluutornist alla. Ja seda sorti praktikal loomulikult on see palju seotud tollasele aktualiseerunud vasakpoolsete sotsiaalsest ruumist mõtlevate autoritega, nagu Henri Lefebvre ja Michel Desserteau, kes nagu teadvustasid selle, et ruum ei ole mitte ainult ehitatud objekt, vaid pigem just nimelt sotsiaalsete suhete kogum ja vastavalt ka arhitektuuripraktika võiks kõnetada seda poolt, ehk et see on samamoodi ruumi loomise puhul oluline.
Maatriksi järel teine ka päris pikalt tegutsenud oluline büroo oli MUF, kes samamoodi koosnesid siis nad nii arhitektidest kui kujutava kunsti taustaga autoritest ja pühendusid ka sellistele kaasavamatele praktikatele. Mul oli nendega rõõm kunagi ammu ka üks intervjuu teha. Et kus sagedasti siis protsessi käigus jõuti näiteks etteantud lähteülesande kriitikani või ümbermõtestamiseni või mõnikord ka oma, ütleme, majandushuvidele vastupidiselt soovitati tellijal üleüldse projekteerimisest loobuda, näidates kätte nagu lihtsamad lahendused, mingisugused korralduslikud viisid, kuidas nad saavad oma probleemid ära lahendada. Ja pühendusid ka palju selliste kohalike kogukondade kaasamisele ja linnaruumi projektidele. Ühesõnaga see, mida ma selle jutuga, kuhu ma tahan jõuda, on see, et suur osa sellisest kogukondi kaasavast planeerimispraktikast, mida me praeguseks peame täiesti enesestmõistetavaks ja väga oluliseks osaks linnaruumiga töötamisel, et selle juured on teadlikult feministlikus praktikas. Selles mõttes võib ilmselt öelda, et nad on olnud edukad. Et see on mainstreami ju praeguseks tõepoolest jõudnud. Aga jah, näiteks MUF on muuhulgas öelnud ka, et oluline oli just nimelt see, et leida töö tegemise viisid, mis sobiksid naistest arhitektidele paremini, et nad tõesti, kuna arhitektuur on väga, väga nõudlik eriala ja seotud sidusvaldkondade, regulatsioonide, raha, tellijate ja kõige muuga, mis teeb näiteks väga niisuguse suure ajasurve sageli ja võib-olla keeruliseks mingid paindlikumad töötamise viisid, et siis see oli osa nende agendast üritada leiutada niisugust arhitektuuri tegemise viise. Eestis mul on tunne, et ei ole olnud ühtegi bürood, kes oleks ennast teadlikult selles mõttes feministliku praktikana määratlenud, aga seesama vajadus või viis leiutada paindlikumat töötegemisviisi ja võib-olla ühendada arhitektiks olemist laste kasvatamisega, nii palju kui mina tean, osalised võivad siin kohe koha peal kommenteerida, aga siiski oli üks näiteks kavakava asutamise juures teadvustatud nüansse. Või nagu nad on öelnud, ikkagi ka katsetada, et kas siis on mingisugune erinevus, kas naistest büroo toimib teistmoodi ja kas see võimaldab korraldada oma elu ja arhitektuurset ruumi kuidagi teisiti. Et see on oluline probleem, näiteks öelnud ka siis Maarja Kask, kes ütles intervjuus otsesõnu välja, et ta ei tahaks seda öelda, aga ta arvab, et tegelikult ei ole võimalik olla korraga arhitekt ja ema, kuigi tema seda on. Teine ainult naistest koosnev büroo, mida ma suutsin tuvastada, on veel B210, kes selles mõttes sobib ka komplekti, et nad on ka teadlikult tegelenud mitte ainult siis konventsionaalse projekteerimise, vaid ka ruumi kui sotsiaalse praktikaga, laiendanud oma praktiseerimise viise, kureerimise, õpetamise, kunstiprojektide ja kõikvõimalike selliste sidus tegevuste suunas. Et näiteks siis kureerides näituse visioonidest, missugune võiks olla mõistlik või virgutav ruum lastele ja ettevõtmine, mis neid kahte naiste bürood siis teatud mõttes omavahel seob, mille ma tahaksin ka siia tulla, on arhitektuurikool, mis on olnud omaalgatuslik ettevõtmine, mis alguses
oli vajalik lihtsalt olulise lünga täitmiseks Eesti üldharidussüsteemis ja ongi nüüdseks jõudnud ka keskkoolide valikaine kavani ja õpetajate koolitamiseni. Kui kaasaja juurest korraks veel hüpata nõukogude perioodi selle sama küsimusega, et kas naised projekteerivad kuidagi teisiti, siis jällegi, kui tollal praktiseerinud naiste käest seda küsida, siis loomulikult nad ise kõik eitavad seda. Aga mõningad nüansid siiski ridade vahelt intervjuudes välja tulevad, et ilmneb, et oli täiesti tavapärane, et õppimise käigus suhtusid valdavalt või vist isegi eranditult meesprofessorid neisse üleolevalt, et ennast kehtestada oli ikkagi raske ja nad on kõik nagu normaalsusena omaks võtnud selle, et naine peab olema 2 korda nii hea kui mees, et see on nagu enesestmõistetav. Ei ole ka saladus, et Marika Leokest ei võetud Tallinna kooli näitusele just nendel põhjustel, et tegemist oli sellise avangardse meesteklubiga ja et Jüri Okas siis sel põhjusel näitusest ka taandus. Aga et miks Tiina Kirss on öelnud, et küsimus on muuhulgas ka sellises kultuurilises tabus, et eestlased, aga eriti Eesti naised on alati uskunud, et oma raskustest rääkida ei tohi, et oma raskustega peab vaikides hakkama saama. Ja on tabu näidata ennast kuidagi abitu või marginaliseerituna. Et see on võib-olla üks põhjus, miks siis ei suudeta suhestuda selle naiseks olemise raskustega või kogu selle diskursusega. Aga teine küsimus on muidugi ka ideoloogiline probleem, et kuna nõukogude ajal võrdõiguslikkus, naiste võrdsus oli ametlik ideoloogia, aga loomingu inimestele oli oluline nagu ametlikule ideoloogiale vastanduda, siis need asjad läksid omavahel risti ja selles suhtes ei olnud nagu võimalik siis mingit feministlikku positsiooni võtta, sest see oleks osutunud ametliku ideoloogia poolseks. Et sama on öeldud ka kujutava kunsti kontekstis, et ka naiskunstnikud, kes ilmselgelt tegelesid naiste teemadega, ei ole mingi hinna eest nõus tunnistama, et neil feminismiga mingisugustki tegemist oleks. Aga mulle tundub, et võib-olla kolmas probleem on veel, või ma ei tea, kas see on probleem, võib-olla see on rohkem eripära, et kui vaadata, siis naisarhitektid Eestis on väga vähe tegelenud oma loomingu mõtestamisega sõnades. Et tundub, et nad on kogu aeg nagu uskunud sellesse, et praktika peab olema tugev, et tööd peavad rääkima iseenda eest. Ja nad on väga vähe kirjutanud mingeid poleemilisi artikleid või osalenud näitustel, et võib-olla erandiks ehk on Malle Meelak ja Irina Raud linnateemadel, aga kui vaadata, siis ka nende seisukohad ajakirjandusest tulevad sagedamini välja läbi pikkade intervjuude, mis nendega on tehtud, kui nende enda algatatud artiklitega, nii et nii nad siis jäidki nagu 60-ndatel häälekalt modernismi propageerinud Sirbi ja Vasara meesautorite või siis hiljem Tallinna kooli keste värvikate boheemlasmeeste varju. Ja siis on nii palju veel arvatud selle probleemi kohta ka, et oma tugev roll on arhitektuurihariduse eripärades. Et
seda erinevust nivelleerib tugevalt arhitektuuriharidus, mis on traditsiooniliselt väga mehelikke väärtusi kandev. Et isegi kui ta ei ole tingimata ainult meesprofessoritest koosnev, et siis õppimise jooksul võetakse omaks pigem sellised maskuliinsed väärtused ja pigem ka keskklassi väärtused, et kui nagu paralleelselt on vaadatud töölisklassist pärit arhitektuuri tudengite nii-öelda nagu nivelleerumist õppimise jooksul. Et arhitektiks kiputakse õpetama sellise nii-öelda nagu meistrimüsteeriumi kaudu, et õpetamise protsess väidetavalt rõhutab kõigest hoolimata, et see on kollektiivne looming, ikkagi mingit sükest individuaalset puudutust, võib-olla ka loodetakse, et õpetamise jooksul saab veel olla sükene vanakooli geniaalne arhitekt, enne kui masendav reaalne elu kallale tuleb. Aga et arhitektuuri õpetamises väidetavalt on nagu vähe sellist üheselt sõnaliselt põhjendatavaid hindamisaluseid või aspekte, et õpetamise käigus ikkagi jääb selline tunne, et peab olema mingisugune siukene geniaalne säde või mitte lõpuni sõnastatav või mõistusega haaratav põhjendatus ja see on siis siuke maskuliinse meistri nägu pigem. Nii, ma olen juba terve hulga aega pühendanud nendele tegelikult päris nagu tead mõttes nagu lihtsatele küsimustele, et kust tuleb kaanon, mida me vaatame ja kas naised teevad arhitektuuri teisiti. Aga et kui ma üleüldse mõtlen, et mida head feministlik arhitektuuri analüüs andnud on, siis lisaks sellele, et tuua esile rohkem naisi. Ühesõnaga, kui Dorte Mandrupi paralümpia probleemi tahaksin kokku võtta, siis ma ei näe siiski kõigest hoolimata ka palju alternatiivi. Selles mõttes, et loomulikult eesmärgiks peaks olema, et selles nii-öelda mainstream käsitluses või arusaamas on naiste loodud samavõrra, aga et selleks, et sinna jõuda, on ilmselt mingisugused handicap olukorrad nagu õigustatud, et kui ma mõtlen nagu paralleelselt, kuidas mingisugused väikesed rahvuslikud arhitektuurid võivad jõuda globaalsetesse narratiividesse, siis see saab toimuda samamoodi, et alles siis, kui meil on mingisugune rahvuslik narratiiv läbi kirjutatud, alles siis on seal seda materjali, mida siis võtta kust siis saab nagu jõuda nendesse üldkäsitlustesse, et kui seda baasitööd ei tee, siis see ka kuidagi iseenesest sinna, kuhu nagu lõpuks tahaks välja jõuda, ei hüppa. Vot. Aga kas meil on nagu aega ja mõtet avada nagu mingisuguseid muid liine veel, mille kõigega feministid tegelevad, et võib-olla ma ei lähe siin nagu väga detaili, aga ma lihtsalt tahaks, et ei jääks muljet, et feministliku arhitektuuri uurimise põhiline probleem on selles, et mitu naist. See lihtsalt kuidagi tuli teemaks. Aga tegelikult on see laiendanud meie arusaamist üleüldse, mida uurida ja mida sealt uurimisest otsida ka märkimisväärselt. Sest nii nagu kaanon on kirjutatud pikki olulisi mehi, on ta kirjutatud ka pikki selliseid tippteoseid, mis siis enamasti on kippunud olema mingid võimu representeerivad hooned, olulised sümboolsed maamärgid, avalikud hooned ja nii edasi. Ja jätma vähem tähelepanu tavalisele, argisele, ka väiksele arhitektuurile, elamutele ja nii edasi. Et üks asju siis, mida
feministlik arhitektuuri uurimus on teinud, on üritanud just vaadata ruumi mitte stiili kategooriates, mitte selles mõttes, mida see arhitektuur üritab meile kõneleda, mida ta sümboliseerib või representeerib, vaid kasutajakeskselt, et kuidas see ruum töötab, kuidas teda kasutatakse, kes kuhu pääseb, missugused on ruumi kaudu kehtestuvad suhted ja muuhulgas ka soosuhted, et kuivõrd sugu on selline performatiivne kategooria, me esitame seda harjumuste, käitumisviiside läbi, siis see, mismoodi ruum on, see kindlasti määratleb seda, et mismoodi seda saab esitada või nagu välja mängida. Ja selles suhtes siis ongi uuritud elam on selline väga ootuspärane ja teatud mõttes lihtne, aga ka väga palju pakkuv näide olnud läbi aegade siis. Sest nimelt, et vaadata, missugused ruumid on kellele ette määratud, kuidas seda kasutada saab. See plaan pärineb siis raamatust The Gentleman's House, panin kaane ka, kuna tal on niivõrd tore kõnekas pealkiri, mis on näpunäited, kuidas mõistlikku maamaja planeerida ja ehitada. Ja antakse endale aru nagu täiesti sellisest ruumilisest hierarhiast, et mida nii-öelda hoonele sissepoole või südame poole magamistoa poole, seda rohkem saab, seda vähematel on sinna pääsu, aga muuhulgas ka näiteks seda, kas see plaan näitab seda hästi välja. Et väidetavalt siis naiste ruumid on sageli paigutatud sellisel moel, et sinna ei ole otsepääsu õuest, vaid sa pead läbima alati ka meesteruumid. Meesteruumidel või hoone nii-öelda avalikumal osal on otsepääs õue ja ühtlasi siis ka rohkem kontrolli kogu selle ruumi üle. Aga mitte ainult naised-mehed, vaid feminism toob selgelt sisse ka klassi erinevused, et sedasama kõikeste viktoriaanlike komplekside puhul neid ruume siis kasutab ju ka teenijaskond, kuhu nemad on paigutatud, kuhu nemad saavad, kuidas on erinevad sissepääsud ja trepid. Näiteks minu jaoks oli huvitav nüanss see, et kui siis klassikaliselt härrasrahvas elas, teine korrus on see elukorras piano nobile ja siis see soklikorrus on nagu rohkem teenijatele, et kui Rousseau'st alates tuli see, et peaks olema ühenduses loodusega, hakkas ka härrasrahvas tahtma loogilisemat ühendust oma elukorruselt otse õue. Aga see tähendab seda, et kuhu siis teenijad läksid, pidid minema hoopis märksa sügavamale maa alla, et sellest alates tekkisid see, et teenijad on nagu täitsa keldris ja siis neil on need, kuidas seda öeldagi, õõnestatud need akna avad, mida näiteks Londonis on ju tänavate kaupa seal neid keldriakneid. Aga jah, sinna kuulub ka kõik see, et siis kuidas siseruumid olid jaotatud vastavalt ruumi kasutusetiketile. Ma ei võtnud praegu kaasa, aga ma annan lihtsalt soovituse, erakordselt tore lugemine on Virginia Woolfi mälestused oma lapsepõlvest, kuidas ta kirjeldab, missuguse päevarütmi järgi käis elu viktoriaanlikus kodanlase kodus, et kuidas see ette nähtud etikett kellaajaliselt määratles seda, mida ta võis teha ja kus ta võis viibida ja mis tal pidi seljas olema ja sinna siis tekkisid need kellaajaliselt vabanevad augud, kus oli nagu tema privaatne hetk, kus ta võis mõelda seda, mida tema tahab mõelda. Aga see kõik, sealt tuleb nagu niivõrd toredasti välja, et see kõik oli nagu ruumilisse olemisse põimitud. Muuhulgas ka see, et kuidas neid siis kujundada, mis seal peaks olema, naise buduaar peaks olema arusaadavalt
hele ja pehme ja seal ei ole tõenäoliselt mingeid eriti lugemiseks, kirjutamiseks sobilikke mööbliesemeid, vaid need on siis näiteks mehe kabinetis või siis söögitoas või nendes avalikumates osades, mis ka sisustuse olemuse poolest on rohkem kõvad materjalid, tugevad, soliidsed, usaldusväärsed ja see kõik on korrelatsioonis. Need on muidugi väga vanad asjad, et miks see peaks meid huvitama, aga need on hämmastavalt püsivad. Siin on mul, see on ka veel muidugi väga vana. aga selline kõnekas, et Tugendhati villas samamoodi tegelikult ju tohutult moodsat elu manifesteeriv igatepidi hoone ja perekond ja eneseteadlikud ja nii edasi. Ometi on neil naise magamistuba, suhteliselt siuke puduaarlik ja mehe magamistuba, ilmselgelt räägivad nagu erinevat keelt, aga väike nüanss, mida ma ka enne ei teadnud, on see, et mees käis tööl ja mees ei kasutanud kirjutuslauda mitte kunagi. Kirjutuslaud oli naisele, kes oli väga intellektuaalne ja tegeles kirjatööga sageli, aga vastavalt konventsioonidele kirjutuslauda asus mehe magamistoas. Nii et ta käis seal kirjutamas. Ei tuld nagu millegi pärast neil mõttesse või kõne alla, et teeks selle asjakorralduse natukene ümber ja elu mugavamaks. Aga ei olnud niimoodi. Feministlikust uurimusest leiab veel täiesti, see on selline omaette teema, millest võiks veel liiga pikalt rääkida, et kuidas kirjutamise viis on täitsa teistsugune. Näiteks olen ma lugenud Beatrice Colomina ruumianalüüse, mida on lugeda põnev nagu krimkat. Et kui ta kirjutab näiteks Eileen Gray'st või siis ka loosimajadest, et see on täitsa puhta kõrvalliin, ma lihtsalt mainin selle praegu ära, et see üritab ka kirjutamist ennast või muuta teistsuguseks. Aga tema on siis toonud esile selle, mismoodi ei valitse ruumi mitte ainult see, kes kuhu pääseb, vaid ka see, kes mida näeb. Et näiteks Loosi ja Corbusier majade puhul on ta suhteliselt peenelt analüüsinud seda, Loosi majades on see ka tõesti väga peenelt välja arendatud siseakende ja erinevate poolkorruste süsteemidega, et Colomina siis pakub sellele sellisest pilguvõimust lähtuva analüüsi. Siinsel juhul siis leiab ta, et selle Villa Mülleri nii-öelda arhitektuurne kontrapunkt on naise buduaar, mis on mõnevõrra tõstetud, kus on siseaken ja mis asetseb kavalasti niimoodi, et tal on vaated kontrollivalt läbi kogu maja ja enam-vähem sarnaselt ka Villa Mülleril, olles siis ise nii-öelda seljatagusena kaitstud. Ehk siukene kontrolli ja kaitstuse dünaamika nendes majades. Aga veel feministlik uurimus on teadvustanud ka seda, et naine saab arhitektuurilooja olla ka mitte ise projekteerides, vaid ka tema agentsus võib olla tellijana või siis selle ruumiprogrammi kokkupanijana. Et nendest asjadest on kirjutanud Alice Friedman ja mulle on tohutult südamelähedane lugu, esiteks kunagi seal majas käies ma sain nagu algatuseks ruumielamuse, aga hiljem nagu lugedes ja teada saades, miks see maja on selline, muutus see veel nagu märksa põnevamaks ja südamelähedasemaks, et siis ma ei tea, kui paljud teist seal käinud on, tegemist on sellise väga väikese, on vist 6,5 korda 9 on tema põhiplaan ainult. Väga väikese, sest neil palju raha ei olnud elamuga Utrechtis ridaelamu otsakrundil siis, mis on unikaalne selle poolest, et tema ülemine korrus on nii-öelda nagu kokku klapitatav, et tal on vaheseinad, mida saab vahepealt ära võtta ja siis avada terve selle ruumi
selliseks ühtseks voolavaks ruumiks. Selle esimest korda käies ma võtsin seda vastu nii nagu ta oli lihtsalt, et selline modernistlik eksperiment ja kuidas sa saad väikest ruumi ära kasutada ja olla hästi nutikas ja ökonoomne ja tekitada avatud ruumi. Aga hiljem sain teada, et sellel on väga läbimõeldud ja ma ütleks täiesti ideoloogiline põhjus, et siis True Schröder, kes oli selle maja tellija, oli 3 lapsega lesk ja ta oli nagu väga vabameelsete vaadetega ja ta väga hoolis oma lastest ühesõnaga. Ja oli kriitiline siis selles suhtes, kuidas konventsionaalselt lapsi kasvatatakse. Tema soovis, et laste kasvatamine oleks haaratud orgaanilisel moel elu juurde, ühesõnaga ta lävis tollase avangardse Hollandi siis kunsti ja filosoofide ringkonnaga, nad korraldasid kodus filmiõhtuid, filosoofiliste teoste arutelusid ja selles mõttes kodu privaatruum oli ka selline poolavalik ruum ja tema jaoks oli oluline, et lapsed ei ole miski, mis selleks ajaks ära paigutatakse, vaid et nad saaksid orgaaniliselt sellisest intellektuaalsest elust osa. Ja see oli see põhjus, miks neil oli tarvis ruum ka, aga miks see arhitektuur just sellise väljenduse sai, et see kõik oleks nagu sellesse hõlmatud, aga siis vajadusel magamamineku ajaks või nagu privaatsuse tekkimisel privaatsusvajaduse hetkedel saaks sellega kinni klapitada. Muuhulgas on seal igas ruumi osas peaksid veel olema omaette kraanikausid, et igaüks saaks oma söögivajaduste eest ise hoolitseda ja veel mitmeid nagu selliseid nüansse. Ühesõnaga, see läheb jälle nagu hetkel hiigla pikale, aga oluline on siinjuures see, et siis feministlik uurimus tahab esile tuua ka arhitektuuri sedasorti aspekte, et kuidas sa võid olla ruumi looja ka otseselt olemata arhitekt, aga panustades ikkagi oluliselt just sükste ruumiliste konfiguratsioonide ümbermõtestamisse. Mis ma siis nüüd sellega tahtsin? Huvitav. Kuna ajastu on sama, siis tundus, et ma ei saa jätta mainimata veel ka üleüldist sellist naise vabastamist köögiorjusest ja koduorjusest, kuigi on mitmeid põnevaid kirjutisi, mis näitavad, et see kõik oli hoopiski 2 otsaga asi. Et Frankfurti köök, mis on loodud siis sellel põhimõttel, et on kokku loetud naiste sammud, kui palju nemad peavad kõndima, et kõike seda ära teha, mida nemad peavad kodus tegema. Ja see kõik ära ratsionaliseeritud, kogu söögitegemise protsess, kodumajapidamise protsess võimalikult tehtud mõistlikuks, ökonoomseks, vähe aega kasutavaks, võttes siis eeskujuks selliseid hästi praktilisi lahendusi, mis on laevades või rongides. Et see pidi, retoorika ütles siis, et see pidi olema naiste vabastamiseks, loomulikult küllap ta ju tegigi elu märksa lihtsamaks ja kiiremaks. Aga on ka vastupidine vaade, mis väidab, et 20-ndatel ehk siis vahetult esimese maailmasõja järel hirmsa hooga emantsipeeruma hakanud see niinimetatud uus naine, et see emantsipatsioonihoog läks juba liiga hirmutavaks ja liiga suureks ja naine tuli ikkagi kodusuunas tagasi suunata. Ja selle jaoks tuli siis tema kodused toimetused ümber mõtestada professionaalsusena ja siis tekitada talle tunne, et ta seal kodus sellises hästi ratsionaliseeritud masinlikus kohas teeb ka nagu ikast hästi kaasaegset tööd ja panustab sellisel moel. Et väidetavalt, kuna ühtlasi samal ajal lisandus hulk kõikvõimalikke uusi
kodumajapidamisvahendeid ja masinaid, mille kõigega tuli tegeleda ja teiselt poolt suurenes see hügieenitase, mida nõuti, siis on väidetud, et kõige selle läbi see tööhulk sugugi mitte kokkuvõttes ei vähenenud, sest kõike pidi tegema märksa sagedamini ja märksa suuremates kogustes. Aga jah, naise vabastamiseks on igal juhul olnud nagu tarvis saada teda siis koduste töörakkest lahti. Sellel on samuti pikem ajalugu. Väga mulle sümpaatne Prantsuse päritolu utopist siis Charles Fourier juba mõtles välja Phalansteeri ehkki ideaalse elamise üksuse või ka elamise ja ühiskonna organiseerimise viisi, kus see nüanss, et oldaks vabastatud kodustest töödest või et naised ei peaks tegema topeltkoormat, oli olulisena sees. Fourier jaoks oli oluline veel ka see, et lapsi kasvatatakse ühiselt ja tollasels kontekstis, muidugi ta Prantsuse revolutsiooni järel võib-olla see ei olnudki nii radikaalne, et see ühesõnaga kõik radikaalsus oli õhus, aga tema soovis siis kaotada ka konventsionaalse abielu institutsiooni ja selles Phalansteeris pidi praktiseeritama vabasid suhteid ja polügaamiat, et ka kõik see nagu vabastaks muuhulgas naisi, mida üritati ka ellu viia tema mõtete eeskujul, jättes välja just nimelt selle polügaamia aspekti, aga muidu küll. Ja loomulikult Vene avangardi eksperimendid ju ka olid sellele samale suunatud, millega ma nüüd jõuan ringiga varsti sellesse Nõukogude aega tagasi, et selleks, et saaksid kõik inimesed olla võrdõiguslikud, peaks kodu olema ümber mõtestatud niivõrd ainult sellise puhkuse kohana ja ühisesse või avalikku sotsiaalsfääri anda välja söömine, meelelahutus, laste kasvatamine ja kõik muud sellised aspektid. Nendes eksperimentides muidugi oli nagu erinevaid tasandeid, et Ginsburg juba küll väitis, et arhitektuursete vahenditega ei saa inimest selleks otse sundida, ei saa nagu kohe teha talle seda maja, mis sunnib teda sellisel moel elama, vaid saab soodustada ehk narkomfinnis, mis ei olnudki töölistele ju tegelikult, vaid oli pigem nomenklatuurile ju kokkuvõttes tuli välja niimoodi. Narkomfinnis olid erinevat tüüpi korterid ja siis väidetavalt ka võimalus see köögiosa, kui inimesed on piisavalt emantsipeerunud, sealt korterist välja tõsta ja selle võrra ruumi vabastada. Siis, kui aeg on selleks küps. Ja päris lõppu panin ma veel mõned pildid, millega ma tahaks ka nagu ainult õhku jätta või ära teadvustada selle, et feministliku teooria või lähenemise jaoks on väga oluline ka see, mida nimetatakse intersektsionaalseks lähenemiseks. Ehk et mitte ainult naised ei ole need, kelle poole tuleks pilku pöörata, vaid kõikvõimalikud vähemused ja et need marginaliseerumise mehhanismid ja viisid, momendid, need ristuvad, põimuvad omavahel ja sageli ka võimendavad teineteist. Ehk siis, et feministlikud teemad on ka kõik muud määratlejad, mis mõjutavad seda, kuivõrd vabad on inimesed oma valikutes siis näiteks avaliku ruumi kasutuses või üleüldse ruumi kasutuses. Et selle järgi siis kuulub siia alla näiteks see, kas
kas ligipääs on kõikidel inimestel, kas hoolitsetakse kõikide kasutajate gruppide eest või siis mõned kurjad näited kodutute vastastest arhitektuursetest ja disainivahenditest. Aga taaskord sellega on nii, et see on jälle omaette pikem teemade ring ja ma päris nagu mitmeks tunniks ei saa siin rääkima jääda. et igatahes kõik need on nagu teemad, mille peale võiks mõelda või mida ühte või teist pidi tahaks üles tõstatada, kui ühel hetkel ka selle näituse tegemiseks jääb. Ja suur hulk nendest on teemad, millega Eesti arhitektuuriajaloos on tõesti hämmastavalt vähe tegeletud ja ma ei oska öelda, mis on selle põhjus. Aga ma loodan, et edaspidi läheb selles suhtes paremini. Aitäh! Aitäh Ingridile, tõepoolest, mis on selle põhjus? Aitäh just eelkõige välja toomast oma loengus seda, võib-olla see mõiste feministlik arhitektuur on väga amorfne ja väga aina laiali valguvam, et ka sinu ettekandes või selles väikses loengus tuli välja ju see, et ühest küljest on tegu arhitektuuri ajaloo vaatlemisega siis lihtsalt naisarhitektide looga või arhitektuuri ajaloo kirjutamisena kui naisarhitektide loomingu ülevaatena. Ja teisest küljest on feministlik vaatepunkt või teooria pigem siis selline teatud viisi ruumi vaatamise viis teistmoodi soopõhisest või sookesksest vaatepunktist, et seda ei pea ju rakendama kindlasti ainult või seda ei rakendatagi ainult siis naiste loodud arhitektuurile, vaid kogu ehitatud keskkonnale, mis tihti on siis kas meeste või on üldse selline anonüümne arhitektuur, et see on ka tihti selline mida sa ka välja tõid, et sellise üks feministliku arhitektuuri lähenemisviise või uurimisteemasid on selline anonüümne keskkond, kodukeskkond, mis ei ole võib-olla alati just konkreetselt ühe või teise professionaali loodud üldse. Et ühesõnaga tõepoolest, et see feministlik arhitektuuri käsitlus ja mõiste on väga laialivalguv ja et kuidas ta sinu meelest, kuhu ta on nagu arenemas, et nagu sa ka siin lõpuslaididel tuli välja, et sinna alla käib ju ka mitte ainult siis ruumianalüüs nagu sellest looja aspektist, vaid ka kontrolli ja disaini ja sellised hoopis teistsugused teemad, et millised, ma usun kindlasti, et on nagu muutunud see käsitlus võrreldes Beatrice Colomino näiteks kirjutistega juba head mitu aastakümmet tagasi. On muidugi, et selles mõttes ongi, et me peame siin nagu tegema mingit tohutut järeleaitamistundi omale või et see kaanoni küsimus ei ole võib-olla üldse enam nii huvitav küsimus. Kuigi osade jaoks ju on ka, näiteks ju värskelt sakslased tegid suure ülevaatenäituse, sellise hästi korraliku läbi sajandi naisarhitektid kõik ritta ja mida kõik keegi teinud on. Et hämmastaval kombel ikka veel tehakse ka selliseid asju. Aga jah, et üritatakse minu meelest ka loobuda sellisest binaarsest vastandusest, et avalikku ruumi vaadataks maskuliinse ja privaatruumi mingi naise ruumina, et see on nagu ka praeguseks ületatud. Selle asemel võib-olla küsitakse hoopis, et või kritiseeritakse, et varasem feministlik käsitlus on ka mehe agentsust vaadanud väga kitsalt, et nähes siis teda ainult siukse heteroseksuaalse, tugeva, tubli ja võimekana, aga et kus on, ma ei tea, poissmehed, geid,
üksikud vanamehed või noh, ühesõnaga, et mitte ükski selline identiteet ei ole kuidagi normatiivne. Et ei ole ühed naised ja ühed mehed, noh nii lihtne, aga nad ikka peab nagu esile tooma seda ka, et kõik need asjad on märksa komplekssemad. Ja siis noh, tegeletakse nagu palju siukse teooria performatiivsusega, noh juba minnes siuksest konkreetsest arhitektuuri või ehitatud keskkonna analüüsist kaugemale, üritades otsida mingisuguseid alternatiivseid arhitektuuri tegemise viisi ehk nimetades arhitektuuri tegemiseks mitmesuguseid praktikaid. Sageli on siis jah ka väljenduvad puhtalt kirjutamises või kunstiprojektides. No peab ütlema, et Eestis ja võib-olla ka mujal on feminismil ikka selline võitluslik maine ja nagu sa ütlesid, et sulle helistas üks naisarhitekt ja tegelikult on ju teada see, et naisarhitektid ise kindlasti ei taha ennast tunnistada mingil määral kuidagi sooliselt mõjutatavaks või et see oleks oluline üldse nende sugu, nende professionaalses elus ja rollis. Et millest selline, noh kas just ignorantsus, aga millest selline võib-olla eiramine või siuke kindel ei sellele teemale nagu tuleb, et miks naised ise ei taha neid teemasid tõstatada ja miks see nende jaoks ei ole oluline ja miks nad seda võitluslikkust isegi nagu halvustavad? No natuke ma nagu mingeid põhjuseid üritasin sellele leiutada ka, et see on nagu põlvkondlik küsimus kindlasti just, et nagu vanem põlvkond lihtsalt on nagu raske panna ennast sellise teise positsiooni või noh, tuleb kohe hirm, et siis ma olen mingi teise järgu tegelane, aga noh, minu meelest on tänapäeval nagu imelik, kui keegi ütleb, et ta ei ole feminist, kui ta julgeb öelda, et ta ei jaga neid vaateid. Et mulle tunduks see päris skandaalne. Siis ollakse pigem vait. et ma arvan ka, et ja võib-olla jällegi noorem põlvkond arvab või loodab, et see on juba möödas või et see juba enam ei ole teema. Et see on nagu nii enesest mõistetav. No jah, et nüüd on juba meil kõik nii hästi, meil ei ole enam probleemi. Et see... Sest see on jah nagu hästi vastuoluline just kui rääkida, et siis kõik ütlevad, et ei, et ma pole oma karjääri jooksul tundnud mitte mingisugust diskrimineerimist ega midagi. Et see on ju enesest mõistetav, et kui ma lähen järelevalvet tegema ehitusplatsile, et siis nad ülbitsevad minuga või ütlevad, et mis see arhitekti neiuke siin arvab. Et see on nagu niivõrd, ma ei ütleks selle kohta silmakirjalik, sest see on nagu, silmakirjalikkus on siuke teadlik asi, eks ju. See on nagu teadvustamata kahetisus mingisugune. See on see, et me oleme harjunud nii palju alla neelama. Ma ei tea. Arhitektid publikus. Öelge, kuidas on? Kõik on vait. Ma tahtsin veel uurida selle sama nimetamise ja kirjutamise kohta, et Ingrid on olnud ka ajakirja ehituskunst toimetaja ja aastal 2004 teinud oma esimese ehituskunsti numbri just siis sellisest sookesksest arhitektuuri või sookesksest lähenemisest arhitektuurile. Ja seal öelnud, et praegu end otseselt feministlikeks pidavate arhitektide hulk on vähenenud näiteks 80. aastatega võrreldes ja on leitud, et selline valik määratlemine tähendab marginaalsuse aktsepteerimist ja paradoksaalselt ka vastanduse arhitekt, naisarhitekt toetamist. Et kuidas siis on, kas rääkimine kinnitab kehtestatud reegleid ja võimendab veel seda marginaalsust või on see kindlasti oluline? Kui me räägime siin ju ka praegu naisarhitekte ja naisarhitekte, et kas tegelikult see võimendab selles keskkonnas meie ümber seda sama väljakujunenud stereotüüpe? Esimese hooga tahaks öelda, et võimendab jah, aga teisest küljest, kui rääkimise alternatiiv on mitte rääkimine ehk vaikimine, siis see on veel hullem. Nii et selles kontekstis ma eelistaks rääkida. Õige muidugi.
täiesti selline lihtinimese küsimus, kas on olemas naiselik arhitektuur ja mehelik arhitektuur üldse või see on ainult sotsiaalne konstruktsioon? No on olemas olnud arhitektid, kes on teadlikult üritanud teha naiselikku arhitektuuri. See oli eriti just 70ndate teisel poolel, kus nad väitsid näiteks Karen Frank, et tuleks teha arhitektuuri, mis ei ole nii loogiline, mis ei ole nii, kus on nagu ruumid on kuidagi kaardus ja sellised pesatundega ja on hästi palju ühendusi sise- ja välisruumi vahel ja ei ole ja see nagu retsept on olemas? Et on seda nagu, see on täiesti nagu omaette suund olnud, aga see jääb sinna postmodernismi aega põhiliselt. Pigem on, samas me tihtipeale loeme läbi 20. sajandi siiamaani välja naiselikest vormidest mingite hoonete puhul ja mehelikest vormidest ja et selles mõttes arhitektuuri interpreteerimises ja arhitektuuri kirjutamises on see kindlasti väga valdav sõnakasutus ja selline suunitlus. No see on kindlasti ka põhjus, miks siis naisarhitektid on kogu selle teema vastu, sest et kes see tahaks siis sellisesse nagu stereotüüpide lõksu sattuda või paigutatud saada. Et seda üritaks pigem nagu vältida. Kasutaks teisi sõnu? Kasutaks teisi sõnu. Ma hakkasin mõtlema ka selle nõukogude aja peale, et sa nagu sa alguses ka välja tõid, et tegelikult Eestis naisarhitektide ja nende mainimise osakaal ei ole võib-olla nii halb kui seal Ameerika arhitektide ühingu auhinnasaajate hulgas. Ja nõukogude ajal tõepoolest ju tegelikult, sa ise oled ka seda ilmselt uurinud, oli arhitektide seas, arhitektuuri lõpetajate seas oli ju naisarhitekte väga palju. Ühiskondlikult oli tööhõive ju peaaegu 100% ja et inimesed ei olnud koduperenaise sellist stereotüüpi ja figuuri ei eksisteerinud. Et naised töötasid tehnilistel erialadel ja see oli täiesti normaalne, et see sama, see ei ole küll nüüd arhitekti kujund, aga see kujund mingist traktoristist või kraanajuhist naisest, et see oli nagu selline propagandistlik ja positiivne toonases ühiskonnas, et naisarhitekt kui selline võis ju ka olla selline propagandale väga selline magus pala või selline väga ideoloogiliselt õige kuvand. Mingisugune uue ühiskonna ehitaja. Pean tunnistama, et praegu ei ole küll tulnud ette, et kedagi oleks selle vankri ette rakendatud, isegi pormeistrit mitte. Et teda kuidagi nagu propagandistlikult väga ära oleks kasutatud. Mul ei tule küll ette. Aga kui saab tehtud põhjalikumat uurimistööd, äkki tuleb ka midagi sellist huvitavat välja, vaatame. Lihtsalt, et meil on ka see pärand võib-olla tõesti, et nii nõukogude ajal kui ka tänapäeval on naised valivad ka arhitektuuri eriala täiesti, et sellel ei ole mingisugust ühiskondlikku nagu miinusmärki või mingit sellist negatiivset või sellist ebatavalist konnotatsiooni, et see on võib-olla kui mõnes Lääne-Euroopa või Ameerika ühiskonnas võib-olla siiamaani isegi on. Arvad, et on siiamaani? No ma ei tea, võib-olla seal lõunaosa riikides. Ma ei oska rääkida nagu selliste suurte üldistavate lausetega, see tundub mulle natuke kahtlane. Ma ei ole pädev. Kas meie publiku hulgas, kes on valdavalt naisterahvad, nagu ma näen, on äkki küsimusi või on tekkinud kommentaare või võitluslikke sõnumeid, et peaks rääkima selliste sõnade ja sellistel teemadel kõvemini ja sagedamini või on see ainult üks teoreetiline konstruktsioon, mis varem või hiljem kaob? Tere Ingrid, mul tuli üks selline ajaloo meenutus meelde, et kooli ajal, kui me käisime Tiit Kaljundiga ekskursioonil, siis erinevat arhitektuuri vaatamas, siis
kuidagi sellist naisarhitektide võib-olla 70ndate või 80ndate ja just sellise postmodernistliku arhitektuuri julgust väljendas tema fraasiga, et siis olid naisarhitektidel jalad palju karvasemad kui meesarhitektidel. Et see on võib-olla ka nii ja naa, et jah, et kuidas seda hinnata või siis analüüsida seda arhitektuuri. Aga küsimus võib-olla oleks see, et kas sa oled vaadanud ka nagu regionaalset aspekti või just kaasajas, et see Eesti selline Skandinaavia versus postsotsialistlik kontekst, et kuidas see suhtumine ka võib-olla regiooniti kaasajas on erinev või? No see on küll, mis tuli ka sellest Deseeni statistikast välja, et Skandinaavias olid asjad kõige paremini, et Skandinaavias on arhitektide hulgas naisi olulisematel positsioonidel kui Lääne-Euroopas kahtlemata. Postsovetliku konteksti kohta ma ei oskagi öelda. Mul on tunne, et seal on natukene selles mõttes sama seis nagu meil, et uurimust nagu väga ei tehta. Paar aastat tagasi, kui tehti kogumikku Ida-Euroopa naisarhitektide teemal, vaatluse alla võeti nõukogude periood või mitte kaasaeg siis ei olnud teemaks, aga neid uurijaid ei olnud kuigivõrd palju. Et ma arvan, et sellist vaatepunkti, jällegi ma nüüd räägin tunde pealt, aga ma arvan, et on nagu natukene sama seis nagu meil, et ei ole väga populaarne see metodoloogia postsovetlikes riikides olnud. Tere! Mul on selline nagu kommentaar, võib-olla enesekriitiline ja võib-olla natuke julgustav märkus teisest valdkonnast, ehk siis teatrist, ma enda teatritausta pealt, et teatris näiteks nii-öelda soolise rollipõhine jaotus on ju siiamaani. 2018 parim naisnäitleja. Ja keegi ei imesta ja keegi isegi ei tõstata küsimust. Et näiteks, ühesõnaga, et näiteks, ma ei tea, parim naisarhitekt, sellist nagu asja ikka ei ole päris. Lihtsalt kommentaar. Nojah, aga kui siis vahest üritatakse neid liste teha, siis on kohe sellest probleem. Aga mis sa arvad, mis juhtuks, kui kaotada need määratused ära ja lõpetada nais- ja meesnäitlejatele auhindade andmine, et kuidas auhinnad siis jaguneksid? Isiklikult mina arvan, et auhindu võiks üldse vähem jagada. Et tihti lugu, eriti kui ühesõnaga vahel on raske öelda, et mida üldse, mille eest see auhind on selles mõttes, et mida tähendab roll ja nii edasi. Võib-olla tekib ka arhitektuuri puhul vahel küsimust, et ehitis võib tähendada väga erinevaid asju ja nii edasi, eks. Et võib-olla see võrdlus on kuskil selle koha peal. Aga minu meelest seda isegi on sellisel nagu vestluse tasandil isegi välja pakutud, et kas oleks mees- ja naisnäitlejad nagu koos, oleks lihtsalt, ma ei tea, parim näitleja. Aga kuidagi ametiühing või erialaliit ei poolda seda seisukohta. Aga lavastajad on ju ühes kategoorias. On ju? Lavastajad on ju ühed. Neid ei jaotata. Küsiksid edasi, seoses selle Skandinaavia näitega, mis sa tõid, kus on tegelikult olukord võib-olla siis kõige parem. Kas seal toimus siis mingil hetkel selline suur murrang ja hakati rääkima sellest või see tõesti kulgeski omasoodu kogu selle ühiskonna kasvuga, siis muutus see loomulikuks, et neid naisarhitekte on seal rohkem. Ehk siis küsimus võib-olla ongi see, et kas sellest
peab siis tõesti rääkima või äkki see arenebki nii, nagu ta Skandinaavias tegi, loomulikul viisil jõuab sinna, et see tundub elementaarne, et me ei pea ütlema nais- ja meesarhitekt enam. See küsimusest kumab läbi see, et äkki saaks ikka ilma selle piinliku teemata läbi. No üldiselt muidugi ma arvan, et see ei ole nagu mitte keegi ei võtnud spetsiaalselt ette naiste propageerimist arhitektuuris, vaid see on korrelatsioonis ka ülejäänud ühiskondlike arengutega, kus nagu võrreldes mõnevõrra konservatiivsemate Anglo-Ameerika riikidega siis on nagu naiste emantsipatsioon olnud mõnevõrra paremal järjel. Aga sellegipoolest ei ole seal ka midagi väga hõisata. Et naised ikkagi tunnetavad, et neil on karjäärivõimalus mingisuguse maani ja ühel hetkel tulevad ikka klaasnaed ette. Lisaksin siis siia, et ma mäletan, kui Zaha Hadidilt seda küsiti mingil hetkel, et mis tunne on olla naine meeste maailmas, siis ta läks endast nii välja, et ta lõpetas kogu loengu ära ja läks minema. Et tema jaoks oli see üks kindel asi, nagu teema, millest ei tohi rääkida, sellest, täpselt nii, nagu sul see loengu algus oli, et mida rohkem sellest räägib, seda rohkem justkui kinnitame seda. Aga jällegi tegu on siis su nimekirjades ka esimese sellise tugeva persooniga, just nii iseseisva ilma kaanonita. Ja kui mul tänapäeva maailmas tundub see üha enesest mõistetav, et on vähem neid diskrimineerimisi või halba olukorda, kas siis on see siis ehitusplatsil või kuskil tõsiseltvõetavuses presenteerides projekti, siis ma natuke veel kahtlen selle, või ma otsin seda vastust, et kas see on hädavajalik sellest rääkida või me lihtsalt samamoodi näiteks mingi loengusarja kureerimisel olen püüdnud lihtsalt võimalikult palju naisesinejaid kutsuda, et näidata, et seal on nii üht kui teist, aga ma kunagi justkui ei pea rääkima sellest, et nii seekord on meil nüüd siis naisarhitekt esinemas. Loomulikult see peaks olema enesest mõistetav, et nagu kõik need kaalutlused on enesest mõistetavalt kõiges selles sees, mida sa nii teedki. Et näiteks mulle oli väga sümpaatne, kui ma kunagi oli põhjust uurida Jeremy Tilli kodulehekülge, et võib-olla teda ehk Eestisse kutsuda, siis seal oli kohe suurelt kirjas, et ma ei võta kaalumisele ühtegi konverentsi pakkumist, kus naisi on vähem kui mehi. Et nagu selline statement. Ja ma arvan, et oli piisavalt ürituste korraldajaid, keda see statement tema lehel vähemalt üllatas. Aga mis Zaha Hadidi puutub, siis see tundub nagu maailma kõige loogilisem asi, et tema esimesena seda Pritzkerit sai ja muidu ka on nagu esile tõstetud, sest et ühelt poolt ma ei soovi nagu taastoota jälle neid stereotüüpe, aga siiski mulle tundub, et tema on erakordselt maskuliinne arhitekt, nii oma loomingu kui oma nagu arhitektuuri praktika ja karjääri ülesehitamise ja kõikide nagu näitajate poolest. Et selles mõttes Eks ta käitub mehena meeste maailmas? Ma arvan küll, ja täiesti teadlikult algusest peale oma A-koolis õppimisest saadik. Et teda motiveeris see, et ta tahab läbi lüüa, ta vaatas ringi, missugused tingimused selleks on vajalikud. Ja ma arvan, et ta lõpetas loengu, kuna tal ei olnud mõistlikku vastust. Ma lihtsalt spekuleerin, aga ma arvan, et võib-olla ta ei osanud midagi öelda. Nojah, aga ma võin ainult öelda, et see sama meie loengusarjale ka on korduvalt naisarhitektid ära öelnud, et mis nüüd mina ei oska midagi rääkida ja las tema tuleb, see minu partner. Just, ja see on ka intervjuusid tehes olnud väga nukker.
et ei, muidugi mitte. Loomulikult mitte, aga nagu lihtsalt see, et kui sa tahaksid anda võimalust naissoost arhitektile oma loomingut presenteerida, siis pigem ei taha seda teha. Väga õigel hetkel sattus mikrofoni juget, et ma tahtsin lihtsalt sellise tähelepaneku teha, võib-olla ma eksin ja Katrin Koov saab mind täpsustada, et nüüd sellest ajast, kui Maja ajakirja kaanel on majade asemel inimesed olnud, on seal hulgaliselt naisi ja lugusid nendest intervjuusid. Et see on lihtsalt tähelepanek, aga siis ma tahtsin selle uurimissuuna kohta küsida või et sa ütled, et see on rohkem, ma saan aru, teemaks, eks ju, Lääne-Euroopas, USA-s, et meil või nüüd ma sain aru ka, et see meie probleem, et Ida-Euroopas on seda vähem või neid uurijaid ei ole väga palju, et siis ma saan aru, et see ei ole nagu Kunstiteaduse Instituudi probleem, et neid ei ole sealt tulnud, tudengite hulgas on naisi piisavalt ja ka õppejõud, kes arhitektuuri ajalugu õpetasid, siiski meesterahvad. Et aga et nüüd, kus sina oled ka õppejõud seal olnud, eks sul on tekkinud juhendatav, kes ka no, mul on õnnestunud inspireerida Tiiut, mul on kõik lootused tema peal. Et selles mõttes, nagu Eestis on, iga asja tegemiseks on üks inimene. Nii et meil on nüüd linnuke olemas. Aga vaatame. Mis KTS-e puutub, siis meil üleüldse tegeletakse arhitektuuriga järjest vähem, sest et ma arvan, et kuna on avanenud hulk märksa laienenud see väli, et kus saab ennast teostada näiteks kuraatori või kriitikuna, siis kaasaegne kunst lihtsalt tundub kõigile nii palju põnevam. Et arhitektuuriga tegelejaid on meil ülivähe viimasel ajal. Äkki jälle mingil ajal see pöördub, ei tea. Veel küsimusi, tähelepanekuid? Loodetavasti tekitas mõtteid vähemalt ja sellist, kas just trotsi, aga vähemalt mõtteid tänane ettekanne. Mul oli veel lõpetuseks üks tsitaat aastal 1977 oli esimest korda Ameerikas naisarhitektuuri või naisarhitektide, jälle see sõna, näitus korraldatud Naised Ameerika arhitektuuris ja seal üks anonüümne kommentaator kirjutas kurjalt, et arhitektuur on meeste kõrval kõige rõhuvam jõud meie ühiskonnas. Aitäh! Hea lõpetus!